no siin ta meil on, Elisabethi jõgi. Noh, nüüd saab kohe vaadata. Selle paadil on tamm peal, minu uus alus tuli, nii et eest ära ja vaatame, mis saab. Tõstab kraanaga siia maha. Et ma räägin ka teile natukene nüüd selles videos, mis tamm tähendab. Sellel vanal paadil on tamm peal. Tamm on peal. Siis väga vinge. Tamm tähendab seda, et tal on vesi, tal on last peal, kus on kogu aeg värske vesi sees, anger ja püügiks. Et väga uhke, sellega ma hakkan nüüd toimetama siin edasi-tagasi, igat pidi. Väga vinge. See, nüüd hakkab äri pihta. Tõstetakse mu uus kaugotuma maha. Ja siis hakkame ehitama. Näed, isegi võrguvark on külga pandud ja teised vanad kalurid on seal kõvasti tööd teinud. Me paneme ta siia maha. Siia jääb seisma, siis saab siit ilusti kõik teda ehitada. Aga noh, see nüüd, selle paadiga tuli see teema, et selle paadiga tuli kalapüügi õigus kaasa. Selle paadil on kalapüügi õigus kaasas, mida on Taanis väga raske saada. Kui sul paat, näiteks kalapaat müüakse, siis ta müüakse sul lihtsalt planguna. Täiesti planguna, tal ei ole mingeid õigusid kaasas, aga kuna see vana kalur lõpetas nüüd töö ära, siis ta lihtsalt andis mulle paadi ostuga selle kõik kaasa. Ja see annab mulle väga suure võimaluse, et kui ma ühelt maalt tahan, siis ma võin hakata lihtsalt kaluriks. Lihtsalt aktiveerida litsentsi ja hakata kaluriks. Et mul joppas. Nagu te mäletate, siis eelneval videol oli samamoodi, mulle üks pakkus täpselt samasugust paati 8000 euroga ja see oli samasugune risu. Ja tema kalaõigusi kaasa ei andnud, sellepärast ju ta siis tahtis ise uut paati edasi minna. Aga kuna see vend lõpetas, siis ta andis lihtsalt kõik kaasa mulle. Et väga vinge. Ja siin on ma sain aru, 18 hobuseline mootor on peal. No tegelikult ei saa olla, ta on ühesilindriline. Siis ma natukene kahtlen, et ta peaks ikka olema kuskil 12 hobust. Aga mulle räigelt meeldib, see kaalub 2,2 tonni ja see on nagu vaal vees reis. Väga vinge saab olema sellega järgmine hooaeg kala püüdma hakata. Ja tal on tamm peal. Tamm on peal, mis teeb selle asja nagu eraldi huvitavaks just. Tamm on see, et tal on kogu aeg lastis on jooksev pärske vesi. Nii et kui sa lähed siin makrelli või lähed mingit eeringat makrelli ükstapuha mida püüdma, siis on eraldi võrk, mis läheb sinna sisse ja nad saavad lastis ringi tuiseldada rahulikult. Ei ole mingit probleemi. Ütleme nii. Et väga huvitav saab olema. Ja ma panen peale siia, ma mõtlesin, et ma panen peale Garmin Strike Weevils, mis see on, 9 SV või midagi sellist, et ilusti põhja näiteks mulle, et ma näen kivisid ja värke. Siis saab sellega tuksuda ja langustiini taga, mitte langustiini saab ka taga ajada, aga suurt musta lobsterit taga ajada. Et ma olen tegelikult üliõnnelik, see on 75 aasta ja mootor on 72, nii et see on veel vana kool kõik, vana kooli alus ja kõik on väga vingeres. Mulle meeldivad vanad asjad, sest need tehti õigetel õieti, ütleme nii. No. Ja ta on parajalt pikk ja parajalt raske, et merel taga sõita. See teeb selle asja just eriti heaks. Ta on mingi ma ei tea, mis ta oli, mingi 6,5 meetrit.
ja 2,5 meetrit lai ja siis kaalub 1 tonni, onju. Et väga uhke, väga uhke. Ja pidi minema 6-7 noppi, nii et kalapüügi jaoks täiesti ideaalne. Mingit kuradi roolimaja peal ei ole, mida mul ei ole vaja. Et mul ei ole seda roolimaja vaja. See võtab lihtsalt ruumi ja eest on ka lahti, nii et ütleme, kui tahavad nüüd aprill-mai hakkab eringapüük ja lestapüük ja kõik need teised püügid, mis pihta hakkavad, siis on väga mõnus võtta nädalavahetuseks turiste ka sisse, et sellega saab ilusti välja ka viia neid. Sest ma vaatasin, et 4 korda hakkab Riiast otse lendama ju Varkusesse, nii et väga uhke. Minu arust oli reede ja süke neljapäevast pühapäevani tulla ja püüda ja tiksuda ja püüda ja traalida saab sellega väga hästi. Merikat traalida ja lõhe traalida ja no, mis nüüd juhtus? Action käib. Aga see on rana ei jõua üles tõsta. Paet kaalub liiga palju. Action käib, vaatame siit poolt ka, kuidas vana töötab. Mässab sellega. Ühe korma ribaga oli kinni ainult. No, peaaegu, et oli üleval. Aga ta tõstab otsa. Jah. Siit ta tuleb. Elisabeth Jõhvi reis. Ja siit on nüüd mingit jama kokku ei tee siin. Minu arust on natukene balansist väljas. Ei, sellega saab põnev olla. Hooaeg saab väga põnev olla. Aga no kahju, ma arvan, et ma panen ta vette kuskil märtsi alguses vette ära ja siis võtan ta uuesti ülesse kuskil suvel, et siis saab teda hakata värvima ja kõik ära teha, sellepärast praegu külmaga ju ei tee mitte midagi, ütleme niimoodi. Raske on küll raiberes. Nüüd kuskilt libisema ei hakkaks. Me peame vist siit eest ära minema natukene, see tuleb siit suure ringiga. Ana saab ilusti hakkama. Vahepeal kaamera puhtaks teeb. Nad nii on lood, jah. Näed, kapteni sild on ilus avar. Näed igale poole. Ja.
tule võta kaamera. Selle siia. Ja, det er der vej. Ja, det ved jeg ikke. Paigas. Ja, ta näeb ikka väga vinge välja, ütleme. Kõrge otsaga, Eesti ilus. Istub laines selles. Kõik on väga super. Väga vinge. Ilusti istub. Nüüd on vaja hakata puhtaks tegema. Ilus suur plats, turiste välja viia, väga vinge reis. Ja tal on tamm peal, nagu te näete, nüüd ma lubasin, et näitan, mis see tamm tähendab. Tamm tähendab, et siin on vesi kogu aeg. Mul on siuke, siin all on, ütleme siiamaani on kõik alt nagu lastrum, mis on värske vesi jookseb läbi kogu aeg. Vett, kui sa vees oled, siis on seal vesi kogu aeg sees, seda välja pumbata üldse ei saagi. Võt. Ja nüüd hakkame ehitama siis. Nii et esimese suraaga tuleb survepesuriga puhtaks lasta. Ja mootoril mõned jupid ära teha ja siis ongi kõik väga hästi. Siia tulevad kohe vanad kalurid ja mehaanikud peale, kes vaatavad siis
kuidas ta nagu töötab. Et selles mõttes on kõik väga 5+. Aga no selge, nüüd te nägite, millega ma tegutsema hakkan. Ja ma kõik survevesuri kiiresti puhtaks lasta ja siis hakkavad juba kalaretked pihta. Uus rool tuleb suuremast, aga et kui kellel on kapteni rooli, see peaks mulle saatma kapteni rooli.